Tere tulemast Unimaki töökotta. Minu nimi on Tomas Krasenski. Ma olen tõesti seda oodanud. Minu arvates on selline töökoht iga mehe unistus, olgu ta siis meisterdaja või professionaal. Workcenter ehk töökoht või tööjaam on olnud üle 40 aasta Tritoni ettevõtte kaubamärk. Eelmisel korral tutvustasime selle kaubamärgi elektritööriistade valikut. Ja seekord vaatame viimast lisandust universaalsete töölaudade sarja, mida nimetatakse Workcenter. Tootja sõnul on see juba 7. põlvkond, seetõttu kannab see tähist 2/7. Tritoni tööjaamad olid algusest peale mõeldud kui kaasaskantavad süsteemi, kuhu saab kinnitada käsitsi ringse ülafreesi ja vajadusel ka teisi masinaid, sõltuvalt lisatarvikutest. Seetõttu hakkas Triton aastate jooksul arendama ja tootma ka elektrilisi masinaid, mis olid ideaalselt kohandatud tööjaamadesse integreerimiseks, kuid mida sai kasutada ka tavalise käsitsi juhitava elektritööriistana. Sellise lahenduse paindlikkus oli tohutu, kuid kasutamine oli mõnevõrra keeruline. Lisaks oli vaja osta palju, mitte just odavat lisavarustust. Võib-olla seetõttu proovis Triton teist teed, nimelt eraldiseisvat universaalset lauda koos üksikute moodulitega. Freesimoodul vajab küll endiselt mingit ülafreesi, kuid saemoodul saab hakkama täiesti ilma saagita. Võtame aga asja järjekorras. Aluseks on, nagu ma juba ütlesin, robustne kokkupandav laud. 30 kilogrammi kaal räägib enda eest, mistõttu on sellel ka rattad, mis hõlbustavad selle liigutamist lahti võetud olekus. Võite juurde osta ka suuremad rattad, et kokkupandud lauda oleks lihtsam transportida. Laua lahtivõtmine ja kokkupanek on üsna lihtne, kuigi see nõuab muidugi harjutamist. Kõrgus on 90 cm, kuid seda saab kasutada ka kokkupandud olekus. Sel juhul on tööpind veidi alla 32 cm kõrgusel maapinnast ja laud mahub enamiku sõiduautode pagasiruumi. Komplekti kuulub M-rist kinnitusplaat. Tänu avadele saate kasutada erinevaid kinnitusvahendeid. Lauaplaadi all on paigaldatud sahtel turvalülitiga, mida saab vajadusel või hädaolukorras ka põlvega välja lülitada. Komplektis on ka massiivne alumiiniumist juhtsilm, mis on mõeldud kasutamiseks saemooduliga. See on kavandatud iseseisva masinana, mis muutub mooduli lauda sisestamisel täisväärtuslikuks lauasaeks. Kuigi see pole enam nii minimalistlik lahendus nagu varasemad keskused, mis kasutasid kaasaskantavat ketasaagi, on kasutusmugavus märkimisväärselt paranenud. See välistab vajaduse laua alla paigaldatud summuti keerulise reguleerimise järele. Ilma spetsiaalselt kohandatud Tritoni saeta oli täpne seadistamine väga keeruline. Saemoodulit kees 001. Juhitakse nagu tavalist lauasaagi. Leike sügavuse või ketta kalde seadistamine pole probleem. Puuduvad ka reguleeritavad piirajad täisnurga ja täpse 45-kraadise kalde jaoks. Lisaks jääb võimalus teha kaldõikeid ilma saeketta kallutamiseta, tänu töödeldava detaili kallutamisele kaldjoonlaua järgi. Saemoodul kasutab töölauda juhtrööbastega. Neil on standardne laius 3/4 tolli, seega saate lisaks kaasas olevale nurgajuhikule kasutada ka oma lemmikjuhikut mõnest muust lauasaest. Pakutav on multifunktsionaalne. Ilma ümberseadistamiseta saate teha lõikeid nii 90 kui ka 45 kraadi all ning seda saab kasutada ka surveridina. Varasemates Tritoni tööjaamades sai saemooduli ümber pöörata ja tänu liikumisele kasutada seda sarnaselt nurksaega. Uues süsteemis asendab seda funktsiooni osaliselt niinimetatud projektisaag PES001. See on peamiselt mõeldud põrandakatte paigaldajatele, kes töötavad laminaatkatte või väiksemate puidutükkidega, mille paksus on kuni 22 mm. Saekette läbimõõt on vaid 127 ja puurauk 17 mm. Moodulit saab tänu oma konstruktsioonile kasutada mitte ainult töötuskeskuses, vaid ka iseseisvalt. Just põrandakatetega töötamisel kaob vajadus pidevalt tõusta kõrgel asuva masina juurde. Projektisaag töötab 2 režiimis. Ristlõigete puhul on detail paigal ja liigub saag. Pikisuunalise lõikamise puhul kinnitatakse saag ja liigutakse detailiga. Viimane moodul on freeslaud FE001. Ülemiste freespinkide freespingid on traditsiooniline osa Tritoni töötuskeskustest ja see põlvkond on viidud peaaegu täiuslikkuseni. Aluseks on MDF-laminaadiga kaetud plaat, et vähendada hõõrdumist. Metallist sisetükk võimaldab kinnitada mis tahes ülemise freespingi, kuid kõige lihtsam on loomulikult sama kaubamärgi masinate integreerimine. Selleks on siin ette puuritud augud ja kasutatakse Tritoni ülemiste freespinkide unikaalset bajonettsüsteemi. Need on lisaks varustatud mikronihkega, mida saab juhtida käepidemega, mis on iga freespingiga kaasas.
ja laual on selle jaoks vastav ava. Kasutamist lihtsustab oluliselt ka automaatne spindilukustus. Täiuslikku täpsust freesimisel tagab stabiilsest alumiiniumprofiilist joonnaud. Selle mikronihkega reguleerimise võimalus. Ja ka 4. Surveripiht. Näljundplaati saab nihutada sisse tuleva plaadi suhtes poole, kuni 2 mm võrra, kasutades vaheliiste ja lauda saab seejärel kasutada servade, tasandamiseks nagu hööblil. Samuti on olemas tööriistakate suurema ohutuse ja parema laastude eemaldamise jaoks, nagu saemooduli puhul. Triton 2-7 töötluskeskus on ideaalne nõudlikele isetegijatele, kellel pole piisavalt ruumi suurte statsionaarsete masinate jaoks, aga ka professionaalidele, kes vajavad töökoja väliseks tööks korralikku ja paindlikku töötluskeskus. Linke üksikute komponentide kohta leiate video allkirjeldusest. Kui teile video meeldis, ärge unustage palun panna liki ehk pöialt üles. Ja kui te ei soovi järgmist Unimaki töökoja videot maha magada, klõpsake tellimiseks ja vajadusel ka kellukesele, et saada teavitus kohe, kui uus video üles laeme. Tänan tähelepanu eest ja ootan teid näha Unimaki töökojas.